see on nii veider. Mul on tunne, et ma ei oska enam kodust väljaspool nagu normaalselt toimida või noh, nagu selles suhtes, et noh, vaata, ma loodan, et sa oled tähele pannud, et selle nii-öelda COVID-i situatsiooniga Eestis on nagu teoreetiliselt veidi paremaks läinud, kuigi noh, nagu midagi suurepärast veel ei ole, aga noh, ikkagi numbrid on nagu langenud ja ilmad on ilusamad ja siin restoranid ja rassid avati ja kuna mul pole mingi üle aasta vist kord üheski sellises nagu söögikohas söömas käinud, siis kuidagi sellise nagu ühe töökohtumisega seoses sai ka siis jälle üle pika aja ära proovitud see nii-öelda väljas söömas käimine niimoodi ohutult ja terrassil ja bioblokk ninas, kui palju see ka aitab või ei aita. Aga sai seal... Mis see tähendab? Siin Eesti teadlased leiutasid mingisuguse ninasprei, mis teoreetiliselt potentsiaalselt äkki aitab vähendada COVID vastu nakatumist või COVIDisse nakatumist teoreetiliselt äkki võib-olla. Disclaimer, keegi ei ole tegelikult otseselt katsetanud inimeste peal, kas aitab. Kas see katab su mingid... Või katsetatakse vist, aga... Kas see katab su mingid näärmed nina sees, ninakoopas kinni mingi kilega ja niimoodi, et viirused põhjustes paned nagu kondoomi ninna, spreitad selle endale ninna või? Nagu ma aru saan, tal on teoreetiliselt ka see poolne toime, et ta nagu katab siukse viskoossema kihiga su nina sõõrmed ja see nagu vähendab, aga lisaks sellele on sinna sisse pandud siis COVID-i vastaseid antikehasid, mis peaks siis teoreetiliselt vähendama tõenäosust, et see viirus sind nakatab, aga noh jällegi, disclaimer, meil ei ole otseselt teaduslikku tõendust, et see aitab. Aga ühesõnaga jah, et pole ammu nagu väljas käinud ja siis nagu rumal inimene ikka esimene kord jälle üle pika aja, ma kaotsin esimese asjana kohe ära oma AirPods Prod seal restoranis. See oli uues, kus teoreetiliselt inimesed ju võivad ka niisama mööda käia, et see ei ole nagu selline koht, mis on ainult restorani, eks ole, enda ala. Inimesed võivad sealt mööda jalutada ja leida need. Nad olid mul, vaata tead, see on see pisike teksaste tasku, millesse ei oska kunagi mitte midagi muud panna, aga ta on ideaalne tasku AirPodsideks. Välja arvatud nüüd, juhul kui ma sain teada, et kui sa istud niimoodi jalg üle põlve, et see on täiesti suur tõenäosus, et nad üks hetk lupsavad sealt välja ja kukuvad maha. Ja see on see tasku, kuhu vanasti vist inimesed panid välgumihkleid siis, kui veel inimesed suitsetasid. Ja noh, ma ei tea, kui välgumihkel ära kaob, pole hullu, aga need AirPodsid on kohutavalt kõrge hinnaga ja ma olen nendest nii sõltuvusse jäänud nüüd, et ma ei oskakski vist ilma nendeta enam elada. Nii et see oli päris suur nagu ehmatus, et ma nagu mitu tundi hiljem avastasin, et oi, mul ei olegi neid enam taskus. Mul ei olnud neid vahepeal vaja olnud. Aga õnneks tuli välja, et restorani töötajad olid need leidnud ja alles jätnud ja kui ma neid küsima läksin, siis nad suure rõõmuga, või ma eeldan suure rõõmuga või nagu ütleme välja nähtavalt suure rõõmuga andsid need mulle tagasi ja ma sain jätkata nende kasutamist ja nendest rõõmu tundmist, nii et ma olin selle üle ääretult õnnelik, sest ma tõesti juba arvasin, et okei, et nüüd on nagu see valiku küsimus, kas ma kaotan jälle suure hulga raha ja nutan selle pärast või siis ootan ma nüüd mõned kuud, kuni Apple teoreetiliselt äkki tuleb välja uute AirPods Prodega ja siis äkki ma ostan need. Nii et ma üldse nagu ei teadnud enam, mida teha, sest ma tundsin ennast nii nagu kadununa elus. Nii et ma olen ääretult tänulik siin Platsi töötajatele, see oli see restoran, kus ma käisin ja sain tagasi oma klapid. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Mul tuli nüüd meelde ka see teema, millest ma tahtsin sinuga rääkida, aga me ei pea sellest praegu rääkima, räägime millestki muust. Ei no, aga milleks lükata esimene hea teema kohe vaiba alla, mis kibeles välja tulema ja siis nüüd ei saa, sest et miks? Ei, ma ei tea, esimene kits läheb ikka aia taha. Ei oota, kuidas see väljend on? Esimene, mis asi läheb aia taha?
Võib-olla kits, jah, ma ei tea. Ükskõik, mis võib minna aia taha. Esimene teema mõte läheb aia taha. Ma tahtsin, mul oli see meeles, ma nägin sinu abikaasa Instagramis, et teil on Apple Fitness. Ma tahtsin küsida, kuidas see on? See on väga hea, see on... Oled sa ise ka proovinud sellega midagi teha? Ja ma kasutan päris palju seda ja arvestades, et ma veel mõnda aega ei julgeks minna kuskile, ma ei tea, jõusaali. Ja arvestades ka seda, et ma alles nüüd suudan nagu oma vasakut jalga kasutada üsna vabalt, sest et ma eelmise aasta novembris nikastasin oma selle hüppeliigese niimoodi ära, et toibumine võttis aega, kaua aega. Kas see on sul siiamaani valus siis või? See oli siiamaani valus, et tõesti viimased nagu paar nädalat või nii ma olen tundnud, et peaaegu, et mitte üheski asendis ei olegi enam valus nagu. Et täitsa ongi siuke tunne, et äkki ongi terveks saanud. Et see võttis tohutult kaua aega ja siis ma ei käinud enam jooksmas, nii et Apple Fitness on olnud minu selline eluliin mõnes mõttes, et ma tänu sellele olen saanud ennast nagu liigutada ja seal on väga mõnusad treenerid, seal on väga hea muusika, väga hea selline erinevate treeningkavade valik ja see tõesti on hoidnud mul eluvaimu sees selles mõttes, et ma ei taha kõlada dramaatiliselt, aga lihtsalt mul on olnud nagu, ma just lõpetasin oma elu kõige pikema ja raskema nagu lavastaja töö, mis kestis kauem kui aasta ja tavapäraselt need, kes teavad, need teavad ja kes ei tea, need ei tea, et teatris tavaliselt on ju tööperiood kestab, võib-olla 3 kuud on siuke pikem lavastusprotsess, aga harilikult võib-olla isegi 2 või nii, kus siis jõutakse esimesest kokkusaamisest, kus loetakse koos näidend läbi esietenduseni, kus siis kõik on valmis ja inimesed tulevad lavale kummardama ja saavad lilli ja asi on valmis. Et Disco Elysiumi selle uue versiooni valmis tegemine võttis aega kauem kui aasta ja mulle lavastajana see oli nagu elu kõige mahukam ja raskem lavastaja töö ja ma olin sellest lõpuks nii meeletult väsinud, ma lõpetasin töö selle kallal eelmisel nädalal alles, kuigi ma tean, et inimesed, kes on tähelepanelikumad olnud, teavad, et see mäng on olnud juba nüüd ju märtsi lõpus saadik väljas, on ju. Aga nagu ikka tarkvara arenduse maailmas, sest mängud on ju osaliselt ikkagi tarkvara, need ei ole ainult kunst nii-öelda. Et seal töö võib jätkuda põhimõtteliselt igavesti, on ju, et selle Windows ei saa kunagi valmis, on ju. Et sa kogu aeg update'id seda, et siis selle Disco Elysiumiga oli sama ja ma lavastajana ka, mul veel nagu oli seal palju teha kuni eelmise nädalani, nii et ühesõnaga selleks, et see kõik üle elada üldse, et selle koormusega toime tulla ja selleks, et toime tulla selle väsimusega, mis on olnud mu elu kõige suurem väsimus üldse, et selleks oli vaja ennast liigutada lihtsalt ja oli vaja nagu leida võimalusi, ma ei tea, süüa korralikult ja oli vaja leida võimalusi ennast liigutada, sest et see andis nii palju energiat tegelikult, mis aitas nagu päevadest läbi tulla ja Apple Fitness oligi selles mõttes mu peamine siuke eluliin, et ma leidsin sealt nii palju mõnusaid siukseid nagu neid core lihase treeninguid on ju, millega ka inimesed, kes pilatesega tegelevad, on väga hästi tuttavad ja head joogatrennid ja ühesõnaga seal on nagu väga palju mõnusat ja saad raskustega teha asju, aga mul ei ole korralikke nagu hantleid, ühesõnaga mul ei ole üldse hantleid ega neid sangpomme, nii et ma vahel lihtsalt nagu võtsin köögist Brita veekannu ja panin selle vett täis ja siis tõstsin seda. See pole vist nii ergonoomiline muidugi, aga. See ei olnud üldse ergonoomiline, aga olud olid, mis nad olid ja vähemalt oli mingi raskus käe otsas. Et see kõik oli jumala hea ja ma julgen küll Apple Fitnessi soovitada inimestele, kes mingil põhjusel ei saa kodust väljaspool trenni teha, et alati tuju tõstev ja siuke nagu vahva.
aga mis treeninguid sa seal nagu teha saad? Minu meelest vist Eestis veel ei olegi üldse Apple Fitnessi võimalik. Ma võin täiesti valet juttu rääkida, aga minu meelest see tuli välja ainult mingites valitud riikides esialgu. Ja mis treeninguid sa tegelikult teed? Mina isiklikult teengi seal tavaliselt neid, kuidas see eesti keeles on see core lihased, ma ei tea, mingid nagu... Siselihast trenn või? Võib-olla. Põhimõtteliselt see on nagu see piirkond, mis on su keha keskmes, on ju, et seljalihased, kõhulihased, see, mis hoiab su keha nagu kuidagi niimoodi koos, kõike, mis jääb allapoole ja ülespoole. Ja joogat ja siis mingeid muid sükseid mõnusaid venitusharjutusi, sükseid lihtsalt lõõgastavaid sükseid venitusi, ringutusi. No, aga seal on ka tõsisemaid sükseid, mingeid nagu raskuste tõstmisega seoses, raskuste tõstmisega seotud treeningkavasid ja nii edasi, aga nagu ma ütlesin, kuna mul on Brita vegan ainus hantel kodus, et siis ma ei saa nagu korralikult neist osa võtta. Aga ei, üllatavalt palju on võimalik ära teha puhtalt enda keha raskust kasutades. Tõesti üllatavalt palju, et inimene ise on enda parim hantel, olen ma õppinud. Seda on, ma tahaks ise ka üks hetk seda Apple Fitnessit proovida, muidugi seal ka vist on nagu see pluss, et kui sul on see kell olemas ja muud sellised asjad, et siis ta nagu on kuidagi täpsem või oskab sulle näidata rohkem selle kohta, et mis su pulss on ja kuidas sa peaksid sellega reageerima ja tegema, et ta muutub nagu järjest targemaks. Aga ma olen tahtnud leida mingit head kodus treenimise viisi nüüd juba väga-väga pikka aega. Tegelikult juba isegi enne kogu seda COVID lockdowni algust mul üks sõber käis külas ja tegi mulle siukse nagu lihtsama treeningkava, mida igapäevaselt kodus teha, mis toimis mõned kuud. Ja mul ongi nagu kuidagi see häda, et kui enamus inimesed otsivad treeningust sellist nii-öelda mitmekesisust ja tahavad nagu areneda ja et nagu mingeid uusi asju proovida, siis minu jaoks nagu ideaalne treening on see, mis on kogu aeg üks ja sama. Et mul ei ole nagu uusi, et see on nagu selline, et lihtsalt teed ära, et oma keha nagu paremas seisukorras hoida või paremasse seisukorda viia, et ma otseselt nagu ei taha mingeid nagu uusi harjutusi väga ja sellega kaasneb see viga, et paar kuud teed ühte asja, võib-olla pika peal lihtsalt nagu tüütab ära ja sul ei ole enam nagu nii põnev ja see muutub kuidagi nagu väga taustaks. Et nagu need kahjuks mul nagu kuidagi langesid ära ja siis selle COVID-i lockdowni ajal ma ei olegi suutnud nagu leida mingit sellist nagu asja, mis mind pikas perspektiivis kuidagi nagu toetaks füüsiliselt ja see on nagu hästi halb, sellepärast et ühest küljest sa oled nagu kogu aeg kodus ja liigud hästi vähe või võrdlemisi vähe, eriti ütleme selle kogu perioodi alguses, selle eelmisel kevadel ja võib-olla suve alguses. Et sellega on olnud nagu selline pikem otsimise värk, aga siin just nüüd mingi viimased paar kuud olen ma nagu hakanud leidma mingeid asju, mis mulle toimuvad. Ma kõigepealt mu abikaasa soovitas mulle, sest tal on üks siuke sõbranna, kes teeb venitustrenne interneti teel. Teeb nagu nii grupitrennidena kui ka siis üks-ühele sinuga trenni, üks Pia Martin, ma väga julgen teda soovitada. Ma tegin ka temaga ühe treeningu ja see oli ka nagu väga äge, sest ta veel nagu andis hiljem nagu video järgi, et kuidas neid harjutusi ikkagi teha, et ma saaksin neid nagu üle vaadata ja mitu korda nagu endale sisse proovida. Aga ma kuidagi, ma ei tea, venitusharjutused ja sellised asjad, sa ka nagu rääkisid, et need on sulle nagu kuidagi rahustavad ja aitavad kuidagi lõõgastuda, aga minul, ma ei tea, venitamine on mu kehale hästi-hästi raske. Ilmselt peamiselt sellepärast, et ma ei ole üldse ennast nagu kuidagi venitanud ja seetõttu kõik on nagu valus ja paha ja võtab nagu hästi kiiresti selle motivatsiooni ära. Ja ma tean, et see on nagu kõik sellest, et ma olen lihtsalt laisk ja nagu treenimata, aga motivatsioon nagu kuidagi kaob ära ja mis sa siis ikka teed. Ja nüüd ma leidsin nagu lõpuks vist lahenduse, mis näib, et töötab ja võiks töötada nagu väga pikka aega ja sellepärast mind huvitas ka kogu see Apple Fitnessi teema, sellepärast et see lahendus, mille mina leidsin, teatud mõttes sarnane, aga ta on keskendunud tantsule. Ja selle äpi nimi on Steezy, mis siis põhimõtteliselt on nagu
teatud mõttes ta ongi väga-väga sarnane Apple Fitnessile, aga kogu fookus on tantsima õppimisel ja sa saad seal hästi palju erinevate tantsustiilide vahel valida. Ja need videod on nagu ääretult professionaalselt tehtud ja selle äpiga on nagu eriti lahe see, et ma saan teda saata oma tahvlist telekasse, panna nagu tahvli ette, teoreetiliselt ma saaksin isegi tahvlis nagu selle veebikaamera sisse lülitada ennast sinna video kõrvale nagu panna. See äpp võimaldab sul nagu nagu sa vaataksid ennast peeglist põhimõtteliselt, et sa saad nagu telekast vaadata nii seda õpetusvideo poolt, kui ka siis nagu ennast seda kõike järgi tegemas. Ja see äpp võimaldab sul igasuguseid muid asju ka teha, nagu seda peegelpilti panna, kuidas iganes sul nagu parasjagu mugavam treenida on. Ja need on selliste nagu hästi mõnusate tükkidena, et sul ei ole ükski video ei ole nagu väga pikk. Näiteks sul ongi, et teed mingi soojustusharjutused ära mingi 5 minutit on ju, ja siis sa juba saad omale siukse nagu checkmarki päevaks kirja, mis jällegi sellise nagu motivatsiooni üleval hoidmiseks on nagu hästi hea, et sa nagu tunned, et sa oled nagu midagi ära teinud ja sellest nagu see programm juba kiidab sind, et see on siuke väike gamification on sinna sisse pandud. Ja mul on tunne, et nagu, ma ei tea, kuidas täpselt see Apple Fitness töötab, aga nende rõngaste ja muude asjadega seal on ka nagu minu meelest hästi lihtne nagu sulle kohe anda tagasisidet, et näed, sa juba jõudsid kuhugi maani ja sa oled juba nagu hästi tubli olnud. Ja. Aga kuidagi see nagu, ma olen alati tahtnud tantsima õppida, ma olen alati nagu tantsida meeldinud, kuigi ma ei oska üldse tantsida ja pigem ma nagu lollitan muusika taustal, kui tantsin. Nii et see äpp oli kuidagi siuke nagu hästi lahe avastus, sellepärast, et ma enam ei mäleta, nüüd on nii kaua aega möödas, ma isegi ei mäleta enam, kui palju maksavad jõusaali kuukaardid, aga see äpp vist on circa mingi 20 eurot kuus ja selle eest nagu sa võid teda kasutada täpselt nii palju, kui sa tahad ja sa võidki võtta nagu igapäevaselt näiteks mingi lõunapausi või hommikuse või õhtusaja, kus sa lihtsalt teed läbi mingid soojustus või venitus nagu siukse paketi, mis kõik on ka samamoodi nagu tantsu ja muusika ümber üles ehitatud, või siis sa õpidki läbi mingisuguse õppeprogrammi tantsima ja see on nagu hästi. Ma ei tea, mul on nagu esimest korda tunne, et ma nagu avastasin midagi, mis päriselt toimib, nagu ka minu jaoks ja tal on nagu nii see gamification pool, et ta annab mulle neid mingid punktikesi iga päeva eest ja loeb neid kokku, kui ka siis see, et need harjutused tõesti on nagu hästi mugavad teha, neid saab selliste nagu väikeste tükikestena teha, nii et selles suhtes nagu selle tegemine kuidagi pani mind mõistma, et ilmselt see Apple Fitness ja siuksed teenused, et see on nagu trenni tulevik, et ma olen üsna kindel, et praegu kõik suured treeningssaalid ja asjad peaksid nagu muretsema. Kuigi ma sain aru, et vist ka Eestis see suurim see MyFitness tegi ka mingisuguse veebitreening platvormi, kus sa saad kuumaksu maksta ja vaadata neid trenne läbi video juba, nii et tundub, et ka nemad vaikselt liiguvad seda teed pidi. Ma jällegi, see kõlab väga põnevalt igal juhul see äpp, ma üldse ei osanud arvata, et see jutt sul jõuab sellise äpini, et see kõlab väga kihvtilt igal juhul ja tekitab, see meenutab mulle seda, kuidas mulle on ju ka, ma ei ole eriline nagu tantsulõvi, on ju, mul on hästi halb siuke kehaline koordinatsioon, aga näiteks seda Just Dance'i on olnud väga-väga vahva tütre ja abikaasaga vahel mängida, sest et seal ma õnneks iseennast ei näe, aga see mäng vähemalt tajub enam-vähem, kas ma tõstsin käe ja jala õigel ajal üles või mitte ja see on nagu, seal on olnud küll väga lõbus tantse õppida, nii et ma kujutan ette, et see Steezy võib olla siuksele tantsusõbrale isegi nagu veel ägedam ja veel kuidagi, ma ei tea, annab või veel rohkem ilmselt kui puhas siuke switchiga rabelemine, sest et sa päriselt õpid mingisuguseid päriselt eksisteerivaid tantse selgeks, tantsustiile. See ongi nagu see vahe, et kui selles Just Dance'is, esiteks ta läheb nagu suht 0-100 päris kiiresti, kuigi seal on ka nagu nii-öelda algajalaule, siis need tantsud seal, minu jaoks ka need algajalaulud olid üsna intensiivsed, need tantsud, mis seal sinna peale olid pandud. Ta oli nagu hästi lõbus, aga see ei aidanud mul kuidagi näiteks oma koordinatsiooni oluliselt parandada. Aga selle äpiga, sa tõesti nagu algadki sellest, et okei, alustame sellest, et sa jõnksutad nüüd pead muusikataktis kaasa, okei, nüüd toome nagu ülakeha juurde ja need asjad on nagu selline päris hästi läbimõeldud ka õppeprogramm ja sealt edasi muidugi võid nagu
alustada õppimisi selle äpiga ja siis minna Just Dance'i ja teha seal mingit ägeda loo järgi mingit lindikava, nii et selles suhtes on nagu väga äge. Aga jah, selles osas, kas erinevad treeningsaalid ja jõusaalid peaksid tundma muret, selles osas ma ei ole nii kindel, sest et selliseid videotreeninguid on ju tehtud juba ammu, ma ei tea, 80-ndatest saadik vist ju on inimesed kasutanud neid aeroobika mingisuguseid videoid ja vaadanud, ma ei tea, alguses siis videokassettidelt mingeid treeningkavasid, hiljem võib-olla DVD-delt ja siis juba YouTube'ist ja mujalt veebiplatvormidelt ja nii edasi. Noh, ainus asi, mis on arenenud edasi seal on see, et see kõik on muutunud lihtsasti kättesaadavamaks ja ma ei tea, interaktiivseks, on ju, et nii nagu on see Steezy, et see äpp, noh, et sul tekib mingisugune nagu võimalus kuidagi oma arengut seal paremini jälgida ja tõhusamaks muuta ja selle Apple Fitnessiga on samamoodi, et sa kuidagi näed pidevalt, mis su pulsiga toimub ja kuidagi, mis see ongi suht ainus asi tegelikult. Ei no, näed, kas süda tuksub, aga põhimõtteliselt, et see hoiab sind nagu kaasas kuidagi. No kas sa tood sellele pulsikellale veel lisaks juurde igasugused muud asjad, mida sa saad analüüsida, eks ole, inimese kohta ja sa muudad selle äpi, ütleme, sellest, et sa alustadki ju tegelikult põhimõtteliselt selle sama VHS-kasseti kopeerimisega, et sul on mingisugune video, on ju, aga sa muudad ta nii-öelda selle inimese järgi õppivaks ja kohanevaks ja muudad need treeningprogrammid nii arenevaks, et see inimese, sellele spetsiifilise inimesele on hästi õige ja loogiline ja nii ta nagu läheb, et ma arvan, ma nagu ise, jällegi ma olen nagu see inimene, mul on olnud 3 või 4 erinevas jõusaalis, 4 kindlasti on olnud need nii-öelda aastased liikmekaardid ja ma olen nagu üritanud tõesti, et käia ja olen üritanud nii nende masinate peal, eratreeneriga, nagu nende vabade raskuste, ma ei tea, need ingliskeelsed sõnad tulevad läbi, see free weights, eks ole, vaata, sa tõstadki nagu hantleid ja mingitel pinkidel nagu rinnult surumine ja muud asjad, et ma olen nagu neid üritanud, olen lihtsalt üritanud käia seal nagu lindi peal jooksmas või velomasina asjaga sõitmas või isegi nagu ujumas, et nagu ma olen kõiki neid asju proovinud, aga lihtsalt see nagu fakt, et ma pean minema kuhugi, on juba ainuüksi nii ebamugav ja nii suur nagu takistus, et nagu ma põhimõtteliselt võiksin selle kaardi tegemata jätta. Et see lihtsalt ei ole minu jaoks seda väärt. Paljud inimesed on muidugi ka mõttega, et nad tahavadki mingit kohta, nad tahavad treeningsaali, mis on ainult selle jaoks, et tahavad kuhugi teise keskkonda minna. Aga minu ideaalne treening on see, mida ma saan lihtsalt nagu püsti tõusta, ära teha ja siis ta on nagu tehtud, et ta on nagu võimalikult nagu väikese sellise, võimalikult väikese alghinnaga või ma ei mõtle siin nagu raha, aga ma mõtlen seda, et nagu see esimene energia hulk, mis tuleb kulutada selleks, et üldse nagu trenniga pihta hakata, peab olema võimalikult madal. Ja seetõttu nagu see äpi poole, et ma lihtsalt võtangi nagu oma tahvli, lükkan ta teleka külge ja teen äpi lahti ja siis ma põhimõtteliselt saan juba, ta on mulle selleks päevaks isegi juba treeningprogrammi nagu välja pakkunud. Et ma saan põhimõtteliselt pihta hakata ja mõtlen, et kui sa sinna tood veel selle nagu nutikella poole ja ma eeldan, et see on nagu Apple'i esimene versioon Apple Fitnessist, eks ole. Et ma eeldan, et see kõik hakkab nagu üsna palju rohkem õppima ka selle inimese kohta. Et see juba muutub minu jaoks väga põnevaks, et see on nagu see tegelikult, kuhu ma tahaksin jõuda. Et muidugi nüüd ma hakkan muretsema järjest rohkem, et see tähendabki seda, et ma liigun selle pagana Apple'i ökosüsteemi poole, mitte et ma siin terve esimese saate poole virisesin sellest, kuidas ma oma kõrvaklapid, eks ole, ära kaotsin ja kuidas su elu oli läbi korraks. Jah, et nüüd ma nagu kardan, et iga sammuga ma liigun järjest lähemal, et mingi hetk mul on vaja seda nagu Apple'i kella ja siis oleks jube hea, kui oleks Apple TV ka, sellepärast et siis ei peaks ta tahvlitki enam nagu taha ühendama, et siis läks nagu veel kiiremini, veel lihtsamalt ja see on kõik nagu hästi hirmuäratav. Apple TV on kusjuures nagu ülimalt tõhus asi, võin kinnitada. Mulle väga meeldib Apple TV. Kuigi mul oli nii-öelda nagu nutiteler niikuinii, millega sai teha erinevaid asju, kus olid äpid juba sees, aga Apple TV lihtsalt on mugavam ja kiirem. Et
Ühesõnaga Apple inimesed. Apple, not even once. Ärge hakake viige kõik oma raha Apple'i poodi, lähimasse Apple'i poodi. Aga ma arvan siiski, et see areng kodustes treenimisvahendit on hea täiendus süksele üldisele spordikultuurile, aga see ei hakka kunagi asendama sellist treeningsaali elu, sest et on väga palju erinevaid spordialasid, mis on meeskondlikud, on ju, et sa ei saa nagu kodus veebikaamera ees mängida kossu või jalgat. Squashi võiksid proovida vastu telekat nagu tagune. Mingi virtuaalse palliga võib-olla tõesti. Aga noh, ja vastu telekat see oleks. Aga põhimõtteliselt jah, ma arvan, et see võib-olla süvendab inimestes seda nagu, ühesõnaga sul see lävepakk on madalam või kuidas seda öeldakse nagu, et inimesed, kes võib-olla varem kuidagi tõrkusid, et nüüd, kuna neil on nüüd nagu lihtsam pihta hakata, mis iganes treeningkavaga või treeningutüübiga, et siis nad võivad seda võib-olla teha, ma ei tea, tõenäolisemalt kui varem, on ju. Et see on super äge, aga ma näengi seda pigem sükse nagu täiendusena kui täieliku kuidagi revolutsioonina spordimaailmas, kus siis, ma ei tea, see vana kooli treening, kus sa lähed kuskile trennimajja nagu treenima, et see elu nagu lõpeb. Sest et nagu sa ütlesid, paljudel inimestel lihtsalt nagu, neil on vaja saada nagu kodust ja kontorist välja ja neil on vaja, et neil oleks mingisugune koht, kus nad nagu lülituvad ümber. Nagu ujula näiteks samamoodi, et sa ei saa nagu, sa võid olla hästi rikas ja siis nagu ehitada endale koju mingisuguse ujula, aga põhimõtteliselt ikkagi suurem osa inimesi ikkagi lähevad suurde ujulasse, kus on veel 100 inimest. No võt, see ongi nagu, ma tean, et ma olen seda ka ise nagu elus teinud ja ma tõesti nagu, kui ma mõtlen selle peale, kui ma tõesti üritan, siis ma saan nendest nagu plussidest aru, aga kui me lihtsalt räägime, siis see tõrksus minu peas juba on nii tugev, et ma nagu lihtsalt mul nagu kohe esimese asi, mis pähe hüppab, et kuidas inimesed nagu käivad seal? Nagu, mis nad lähevadki lihtsalt sinna nagu kohale päriselt ja siis nad on mingi riietusruumis ja peavad oma asjad kõik mingisse kappi panema ja seal on mingi hais ja seal on umbne ja palav ja niiske ja siis sa pead nagu minema ja ootama seal mingite masinate taga ja see ei ole nagu eriti hügieeniline, sest kõik kasutavad täpselt neid samu asju. Kõigi inimeste higi on kõikide nende käepidemete peal. Sa ei ole oma ajas vaba, sa pead vaatama nii ehk naa juba selle ümber, mis sinu enda päev ette näeb, et näiteks kas sa saad töölt mingi kell lahkuda või mitte, siis sa pead hindama seda, et mis kellaaegadel seal on nagu vähem või rohkem inimesi, sellepärast, et siis ei taha ju minna, kui see kõik täis on, siis ei saa üldse midagi teha, sa pead ootama, et mingeid asju kasutada, sa pead võib-olla mingite võõraste inimestega juttu rääkima, et nagu uurida, kas nad midagi, see kõik nagu tundub nii, nagu tuleb ärevushoog peale. Ma tean, see on inimtüübis kinni ja selles mõttes ma olen täpselt samasugune. Ma ka ei taha minna katsuma neid higiseid käepidemeid nendel erinevatel trenni agregaatidel ja ma ei taha olla võõraste onudega duši all paljalt koos ja istuda saunas vaikuses põhivõõraste inimestega ja ma ei tea. Sauna muidugi ei pea nagu minema. No ikka lähed ju, kui saun on juba sooja pandud selle. Aga põhimõtteliselt nagu, kui mul oleks vahendeid selleks, siis ma kindlasti ehitaks lihtsalt oma koju endale eraldi jõusaali. See on see, mida kõik jõukad inimesed teevad. Ja see tundub ainuke nagu mõistlik variant, kus juures. Et muidugi seal ei ole nagu mingit sükest. Aga samas ma arvan, et on inimesi, kellele nagu päriselt meeldib see sotsiaalne aspekt, et isegi see, et nad on nagu täiesti, et seal võib tulla ette mingisuguseid juhuvestlusi võõrastega ja mis iganes, et see kõik ei tundu, see on inimtüübis kinni puhtalt, et me oleme sinuga lihtsalt siuksed liiga inimpelglikud, ma arvan, et ja liiga ärevad, et niimoodi elada. Ja sellepärast, oligi ainus viis mul käia jõusaalis see, kui me
sõbraga kunagi otsustasime käia irooniliselt jõusaalis, et see oli nagu ainus võimalus. Et esiteks me pidime käima koos seal. Tema oli rohkem spordimees kui mina muidugi, ma arvan, et ta nagu oli natuke vähem irooniliselt. Üksi käimisega hakkama. No minuga koos ta oli nagu täiesti irooniline, okay. Aga võib-olla üksi käies ta ei olnud nii väga, aga siis me põhimõtteliselt nagu käisime ja irvitasime, et me ühesõnaga treenime ennast seksikaks ja oleme nagu osa sellest jõusaali kultuurist ja see kõik oligi nagu väga naljakas, et läbi huumori prisma oli väga lõbus käia jõusaalis regulaarselt ja kujutad ette, et sa oled osa mingist suuremast, ma ei tea, sellisest nagu kehakultuuri kultuurist. aga siis see lõppes ja ma kujutan nii väga ette teid kuskil oli, nagu... ma ei tea, 20 aastat tagasi. Ma nii kujutan ette teid kuskil selle jõusaali nurgas nagu istuma, siis vaatad, ta päriselt ka lihtsalt jookseb lindi peal, nagu mitte kuhugi ei lähe, ta lihtsalt jookseb lindi peal täitsa perses. Lähme ka! ja ei, see oli lõbus, see oli tore aeg. Aga muidu, ma ei tea, põhimõtteliselt, ei no, minu poolest minu elus on igal juhul see süke kodune treening, nii olevik kui ka tulevik. Nii et, aga samas ma ei olnud ka kunagi see sihtgrupp, kes kuidagi oli väga, ma ei tea, väga valmis kuidagi varsti juba mingit jõusaali kuupiletit või aastapiletit ostma, et ma ei tunne, et ma oleksin, et see Apple Fitness oleks mind nagu ära röövinud kuidagi võimaliku kliendina sellistelt spordiasutustelt. Aga ta on võib-olla rohkem asendus nagu rühmatrennile kui sellele nagu jõusaalil endale, kuigi ma täiesti 100% saan aru, et see on ikkagi väga erinev, kui sa seda kodus üksi teed versus see, et sul on kas või treener, kes saab tulla ja vaadata, kas sa oled asendites õigesti. Eriti siuksed nagu keerukamad asjad nagu joogad ja pilatesed, kus keegi peab nagu sinu keha asendit jälgima ja korrigeerima võib-olla, et ma mõistan seda väga hästi. Ma olen üritanud muide nendes rühmatrennides ka koha peal käia. Minu nagu astmeks, kust ma sain enam-vähem hakkama, oli nagu see pensionäride tase, et ma käisin tavaliselt mingi pühapäeva hommikuti näiteks, aga ka see oli mulle natuke too much nagu intensiivsuse. Wow, sa oled ikka väga halvas nagu... Ei no ma ei tea, mingi tund aega järjest ühte asja teha on nagu väga, ma ei tea, venitamine üldse, mul on kõik liigesed on halvad. Oi. Oota, sõjaväes sa ei ole käinud, on ju? Ei ole. Ja sind ei võeta ka enam, on ju? Sellest. Ei, mind jah. Ma käisin seal arstlikus kontrollis ja ma tegelikult tänini täpselt ei mõista, miks mind sealt edasi ei lastud. Et ma ei läinud sinna nagu... põhjuseid kaugelt otsima. Pärast seda, mis sa oled rääkinud. Ma ei läinud sinna lolli peale mängima. Peale vaadates oli selge, et... Ma ei läinud sinna lolli mängima. Ma mõtlesin, et ma lähen ikkagi, lasen ennast hinnata nagu sellisena, nagu ma olen. Võib-olla see oligi see viga. See oligi see, mis sind päästis. See olid see, kes sa oled. Et mingi hetk nagu kõik tundus minevat täitsa hästi. Välja arvatud see, et mu peale karjuti, et seal mingi hetk tuli nagu kallutada. Kirurgi kabinetti läksid, siis sa pidid nagu kallutama paremale ja vasakule. Ei, ma ei tea, mitte kirurgi, vaid kes see on see, mingi üldarst või keegi seal nagu vaatas sind üle. Ja siis ta ütles, et nagu kalluta paremale ja ma kallutasin vasakule ja siis ta karjus mu peale paremale, kurat, ma ütlesin. Et võib-olla see oli nagu üks põhjus, et ma ei oska nagu, ma ei tee vahelt paremale ja vasakul. Et lihtsalt nii loll inimene, aga mind kogu aeg nagu kutsuti tagasi, kuni üks hetk nagu mind kutsuti ka nagu kõikide teistega sinna mingisse ooteruumi, et teha psühholoogiline kontroll ja siis mind veeti nagu kõrvale mingisse teisest uksest kutsuti sisse kui kõiki teisi noormehi. Ja ma ei saanud aru, mis toimub ja siis mult küsiti, et miks sa veel siin oled. Ma ei tea, kutsuti tagasi, et ei, teiega pole enam midagi teha. Ja siis mind saadeti minema ja ma siiamaani ei tea, mis ma siis tegin valesti. See natuke närib mind vaata. See on üks ägedamaid sõjaväe eelkontrolli lugusid, mis ma olen kuulnud. Ma ei tea. Aga äkki me saame kutsuda selle arsti, kes su peale karjus näiteks ja selle psühholoogi, äkki me saame nad kuidagi saatesse psühholoog ei näinudki mind või mina ei näinud teda. Aga kes see seal kõrvalruumis oli, kelle juurde sa läksid? Mingi kindral, ma ei tea. Kindral kõlab nagu väga kõrge ametiaste.
see oli kapten. Mingi inimene, kes valis teisi inimesi seal välja. See paberimajandaja. Paberimajandaja. Administratiivne kapral. Okei. Ma ei tea neid sõjaväe auastmeid absoluutselt. Mind alati paneb imestama, kui inimesed nagu une pealt tunnevad neid erinevaid auastmeid ja teavad, mis hierarhia seal on, sest et ma ei saa aru, mis hetkel need inimesed need auastmed endale selgeks tegid. No muidugi, kui sa käid sõjaväes, siis saab. Aga lihtsalt, ma ei tea, ühesõnaga see on, ma ei tea, süke, mis iganes. No ma ei tea jah, et kahju siis, et sa ei käinud sõjaväes, muidu sa oleksid võib-olla meheks saanud. Võib-olla tõesti. Aga kas meheks selles mõttes, et ma oleksin lihtsalt tugev või kas seal õpetatakse nagu joogat ja venitust ka või? Ma olen kuulnud, seal tehakse väga palju joogat ja seal on mindfulness on hästi moes sõjaväes ja süke. Ma ei tea, et poisid on koos õrnad üksteisega põhimõtteliselt, et see on nagu süke sõjaväe, see on see põhiline sõjaväe narratiiv, mida ma kuulen igalt poolt. Ma vaatan, et siin on, see ongi nagu huvitav, et siin on nagu erinevaid, nii et ma ei tea nagu millist vaadata, aga ma saan aru, et reamees on nagu see kõige esimene. Ja siis on mingid veeblid ja ma ei tea, mis need nagu veeblid, see on nagu inglise keeles, see on nagu sergeant, major, command sergeant. Ma ei teagi, mul on kõik see on nagu väga tundmatu maailm minu jaoks. Ja. Ma olen kuulnud sõna seersant kõlab nagu. Ma olen ka kuulnud seda. Seeruga jooma. Yeah. Ma arvan, et ma olen seda selles kontekstis kuulnud. Sõjavägi, jah, ma ei tea. Võib-olla on mingeid nagu inimesi, kes reaalselt nagu töötavad selle nimel, et tuua sõjaväkke rohkem joogat ja mindfulnessi. Kuskil kindlasti on keegi, kes seda üritab ja kes lastakse maha varsti kuskil sauna taga. Õnnetuse tagajärjel. Õnnetus, jah. Juhtub õnnetus. Aga jaa, no tuleb kuidagi siit teemalt ära saada. Vähemalt me oleme leidnud mingisuguse omad võimalused enda liigutamiseks. Oota, kas sina käisid sõjaväes või? Ei käinud, nalja teed või? Ei, no ma ei tea. Sa oled selline pikk ja selline nagu heas vormis mees, et võiks arvata, et selliseid tulebki nagu sõjaväest välja. Seerudena. Mind oleks olnud lihtsalt hästi lihtne maha lasta, siis ma paistan välja nii oma pikkuse kui ka nahavärvi tänu sellele kõigele, et põhimõtteliselt nad nägid, et ma oleks olnud kahuriliha. Okay. Kuidas see eristub kõigist muust eks see natuke vist liiga terav nali, et avalikult. Okei, jätame kõrvale. Ei, popkulturistides ei ole miski liiga terav. Keera vängust juurde nüüd, mida sa tagasi hoiad. Aga sind siis ei võetud tervislikust kontrollist samamoodi läbi või? Jaa, kukkusin seal läbi. Aga mul oli ka nagu surmahirm sõjaväkke minemise ees. Et ma ei tahtnud minna sõjaväkke, nii et ma olin väga rõõmus, et see asi lihtsalt nagu lõppes. Ja ega kokkuvõttes, ma ei tea, no ma arvan, et nagu võib-olla poleks olnud nii hull, kui ma oleksin lõpuks sinna läinud, oleneb, kuhu ma oleksin sattunud. Aga lihtsalt üldjoontes, vaata, mulle ei meeldi olla õues alustuseks, et sõjaväes peab hästi palju olema õues. Teiseks, ma ei ole hommiku inimene, sõjaväes peab ärkama, ma ei tea, enne kukke ja koitu, siis pead kohe hakkama õues tegema trenni ja siis keegi nagu kamandab sind ja sa oled mingis poiste kambas, kust nagu, jällegi, mis võib olla nagu ülitore, sa võid sealt leida endale sõpru terveks eluks ja nii on ju, aga see ei pruugi alati nii minna ja mul oli nagu hästi palju hirme selle kõigega seoses ja lihtsalt mulle ei meeldinud väljavaade sellest, et ma veedan, ma ei tea, aasta aega kuskil talvises metsas, sest et Eestis kestab talv aasta aega, talvises metsas mingi trobikonna meestega kuskil telgis keset talvist metsa, ma ei tea, küpsetades mingit jänest, nagu keda me oleme seal
loosiga kuidagi nagu otsustanud, kes ta ära tapab ja kes nülib. Ma ei tea, ma ei viitsi nagu see ma ei viitsinud et mul oli nagu parematki teha. Kui sa seda sellise ülevaate annad, siis see tõesti ei tundu nagu väga nagu tõmbav või selline, see ei olnud nagu võib-olla sinu kõige edukam copywriteri nagu ülesanne. Aga ma ei tea, meeste kambad minu meelest ongi alati väga tüütud. Mehed nagu kambas on kohutavalt väsitavad minu meelest. Et ma tean, kui ma oleks saanud minna mingisse nagu naiste sõjaväkke, siis ma oleks nagu täitsa valmis minema. See tundub oluliselt nagu meeldivam. Et ma mitte sellest kõige obviously. Nagu ma ka ei räägi nagu seltskondlikus mõttes. Et lihtsalt nagu ma olen alati tundnud ennast paremini ja ma saan paremini aru, mis toimub, kui ma olen naiste seltskonnas. Et mingid poiste kambad on alati olnud siuke väsitavad probleem. Väga väsitavad. Eriti selles vanuses, ma arvan, et enam see nii ei ole, aga just see siuke mingi et sa oled just kuidagi väljumas üksteist nagu hilist teismeeast ja siis sa oled ikka veel peast segi ja ma ei tea, ja siis sul on ümber tüüpe, kes on nagu veel rohkem peast segi kui sina ja siis ma ei tea, et see ei tundu lihtsalt lahe nagu olla nende inimestega metsas. Ja anda neile relvad kätte, vaata. Anda neile relvad kätte ja siis kahlata läbi mingi madala jõe või mingisuguse tiigi ja ma ei tea, mul lihtsalt nagu suurem osa sükseid nagu mehiseid, mingeid nagu sõjamänge lihtsalt on mulle hästi eemale tõukavad. Ma mäletan siis, kui mul oli üks sõber abiellus ja siis toimus poissmeeste õhtu ja siis mindi paintballi mängima. Isegi see oli mu jaoks täiesti nagu siuke traumeeriv kogemus. Et mitte traumeeriv otseselt, ma lihtsalt nagu olin ärevil, vaata, sest et seal, kuigi meile anti need kaitseprillid ja mingisugused, ühesõnaga panime mingid kilbid endale peale, et ei saaks nagu liiga kõvasid litakaid. Et ei saaks nagu munadesse palliga. No munadesse, aga siis ikkagi nagu, et näiteks kael, vaata, et osa kaelast oli ikkagi nagu paljas kõigil, vaata, ja juba see teadmine, et keegi võib nagu, et ma võin saada vastu kaela, vaata, selle kõva litaka. See lihtsalt tundus nii vastik ja eemale tõukav. Nii et ma suurem osa ajast lihtsalt kükitasin mingisuguse kääpa taga nagu, et samal ajal kui teised madistasid. Et ma ei tea, aga samas on inimesi, kellele see väga Megazone, vaata, see lasersõda. see on nagu ainus, see on minu maksimum mingites nagu sõjamängu, päris elus toimuvate sõjasimulaatorites või mis iganes, et see nagu oli äge, kui ma 13-14 aastasena ringi jooksin klassivendadega nendes Megazone'i neoonvalguses, pimedates labürintides. Kuigi ma olin suht viimasel kohal alati oma skooriga, siis ikkagi see oli nagu lõbus, vaata, et keegi ei saanud nagu päriselt mingeid pauke endale vastu kuskil kurgu alla, vaata. Ja. Et see oli nagu tore. Mulle ei meeldi haiget saada ja mulle ei meeldi nagu otseselt kellelegi teisele ka füüsiliselt haiget teha. Et judos oli äge käia, seal natuke tehti mõlemat, et sain ise haiget ja tegin teistele haiget, aga see oli kõik kuidagi siuke tsiviliseeritud ja selle ümber oli mingisugune siuke teadlikkuse ja siuke austuse aura, mis muutis selle vähem barbaarseks. Ma ei tea, jah. See on nagu selline, kui ma siin juba virisesin see, et nagu jõusaali kohale minek ja mida riietuskabiinis nagu riiete vahetamine tekitab mus ärevust ja on liiga kõrge nagu selline lävend, et sellest üle astuda, et lihtsalt nagu normaalselt oma kehast hoolt kanda, et siis nagu selleks meheks saamise lävend läbi sõjaväe tundub nagu selle võrra veel enam keeruline lävend, et ma siis otsiks ka võib-olla mingi äpi, mis aitaks mind meheks teha. Absoluutselt. Siuke War Machine äpp nagu, et see teeb sind Call of Duty igapäevaselt kuidagi söödab sulle mingit infot ja kallutab su veendumusi niimoodi, et võib-olla poole aasta lõikes oled juba radikaliseerunud palju rohkem. Sõjavägi peaks radikaliseerima inimesi või? Ei, nema tegelikult ei pea. Ma arvan, et selleks, et olla nagu siuke
hea sõjaväelane, sihuke tipptasemel ikkagi korralik sihuke elukutseline sõjaväelane, siis sa pead olema ikkagi küllalt intelligentne ja hea strateegilise mõtlemisega ja tegelikult nagu mõistma inimloomust mingil sügavamal tasandil, ma usun. Aga noh, rääkides lihtsalt nendest nagu 18-aastastest, kes saadetakse kuskile Tapale või kuhu iganes, et see kõik on nagu täielik õudus mu jaoks. Kuperjanovisse nagu mingi fucking kolba logoga mingisuguse mul tuleb sellega alati see Are We The Baddies nagu see sketš meelt. mis see on üldse? See on, kes need olid, need Mitchell ja Webb, vaata need briti koomikud, kes tegid kunagi vist seda Peep Show, vist äkki oli nende sari. Nendel oli veel mingeid sarju, veel mingeid nagu sarju, mida nad tegid ja see on nagu David Mitchell ja Robert Webb, ma ei tea, kas sa oled, David Mitchellit sa vist oled nagu kuskil ikka märganud, kui sa oled Inglismaal, kui sa teleka kordagi lahti teinud, siis tõenäoliselt on seal mõnel ajal David Mitchell virisenud millegi üle. David Mitchell on ju kuulus kirjanik. Kas ei ole see David Mitchell? Ma arvan, et see on teine David Mitchell, kuigi ta on ka vist midagi ma praegu guugeldan jah, et David Mitchell on mingi briti koomik. Kuulus kirjanik. Sest et on olemas ka hea kirjanik David Mitchell, kes on ilmselt tema nimega M. Ja, see on nimega M. Tema on näiteks Pilveatlase autor, ma arvan, et Pilveatlas on tema kõige kuulsam romaan. See oli nagu, nendel on mitu nagu sketšisarja olnud, üks nendest sketšisarjadest, seal olid 2 natsisõdurit, kes siis nagu omavahel rääkisid ja selle nagu vestluse tulemusena nagu üks hakkas nagu kahtlema, et kuule, et kas me oleme nagu need pahad tüübid, et kas sa oled nagu tähele pannud, et meie mütsidel on nagu kolbapildid, et nagu are we the baddies? Et see oli nagu ma panen selle meie saate märkmetesse, selle sketši viite, aga ei, ma sisuliselt ikkagi väga suuresti hindan kõiki neid inimesi, kes kasutavad oma aega siin planeedil selleks, et teisi kaitsta ja mind kaitsta ja ma tegelikult olen lihtsalt pehmo. Ja tegelikult ma ei karda üldse jääda kuulajatest ilma, sest õnneks 62%, ma vaatan lihtsalt seda Spotify statistikat, et nagu enamus, nagu suur enamus meie kuulajatest on alla 35-aastased naised, nii et... Jaa, aga ma arvan, et siin sa teedki kriitilise vea, sest et see on see vanuserühm just, kus ollakse veel huvitatud kaaslase leidmisest ja paljusid asju nähakse just läbi selle prisma ja kui selles vanuses noor naine kuuleb meest ennast paljastamas sellise pehmona, siis see on lihtsalt tülgastust tekitav ja eemale tõukav. Ma ei tea, sellest ma olen kaaslase leidnud juba, mul on nagu savi. Ma saan aru sellest, aga ma räägin lihtsalt, et sa rääkisid, et niimoodi, et me ei kaota kuulajaid, et siis põhimõtteliselt see tõmbab su nagu selle karisma ja seksapiili mõõdiku nii madalale nulli lähedale ära, et kui me oleme 5 aastat seda mõlemat juba nulli kiskunud. ma tean, ma lihtsalt räägin, et need, kes veel on jäänud, et need võivad ka nüüd lahkuda tegelikult, sest et isegi kui nad endale ei teadvusta seda, et sellel karismal ja seksapiilil on teatav mõju sellele, kui huvitav mingi saade või mis iganes asi neile on, siis see mängib rolli. Ja nüüd me põhimõtteliselt mängisime ka need kaardid maha. Et olgugi, et me oleme mõlemad leidnud endale kaasad ja et siin ei ole tegemist mingisuguse nagu tutvumissaatega, ja me ei ürita kellelegi meeldida otseselt või kedagi nagu lantida, et siis ikkagi põhimõtteliselt me viskasime nagu nüüd need viimased püssid ka põõsasse põhimõtteliselt. Me oleme täiesti relvitud nüüd. No, ega selles suhtes on hea. Relvitu mees tekitab tegelikult nagu õõva ja hirmu. Iseenesest on see hea, et me relvitud oleme, kui me pole sõjaväes käinud ja õppinud relva kasutama. Kuigi ma veetsin väga suure osa oma põhikoolist lasketiirus. No las ma viskan siis siia oma enda poolt ühe trumbi. Minu vanaisa oli
laskespordi maailmameister. Aga sa arvad, et see on kuidagi sinu nagu geneetikas sulle üle tulnud, sinu võime nagu väga täpselt lasta? Võib-olla see võib olla see rakendamata või kuidagi veel kasutamata potentsiaal, mis on minus peidus. Kui mu ema oli täpsuslaskmises väga hea. Äkki sa oleksid ikka pidanud sõjaväkke minema, meil oleks oma sõjamasin olnud nagu? Ma võib-olla oleksin praegu see mees, kelle puhul keegi ei tea, mis tööd ta täpselt teeb, aga millegipärast ta kogu aeg reisib ringi, mingi kohver on ketiga käe küljes ja mingid poliitilised sündmused toimuvad maailmas igal pool ja keegi ei tea, et mina olen see, kes on see käima lükkav jõud põhimõtteliselt nende sündmuste taga, see, kes istub, lamab erinevatel katustel, vaatab snaiperi sihikusse, võtab maha mängijaid, keda rohkem pole vaja ja teeb nii, et maailmas püsiks kord. Võib-olla ma oleksin see mees. Võib-olla ma olen praegu see mees. Ega meil ei ole ju ühtegi nagu, ma isegi ei näe su käsi hetkel, äkki ühe käe küljes on sul kohver. Võib-olla mõne käe küljes mul on tõepoolest kohver. Võib-olla mõni käsi sihib praegu kedagi. Võib-olla ma olen nii külma närviga juba, et ma saad varsti teada. Kuna ma nüüd olen naasmas tavapärasesse elukorraldusse või siuksesse nagu inimlikumasse rutiini, kus tehakse siukseid asju, mida inimesed ikka teevad, nagu näiteks, ma ei tea, vaatavad filme ja loevad raamatuid ja kõik siuke värk. Siis ma olen nüüd teadlikult hakanud tekitama endale siukest kultuuriprogrammi, sest ma vahepeal pole niimoodi järjekindlamalt saanud. Kas sa Hamiltoni oled nüüd ära vaadanud? Filme ja asju. Mul jäi see pooleli siis, kui me viimati sellest rääkisime, et ma ei ole seda... Mul on isegi meelest läinud vahepeal, et see mingisugune teema oli meil. Anniki ootab. Kas Anniki päriselt siiamaani ootab? Ma ei tea. Äkki ta on oma eluga edasi liikunud? Mina ootan. Okei. Et no ma ei taha midagi lubada, aga ütleme nii, kui te panete paika Annikiga mingisuguse salvestuskuupäeva, kus tuleb Hamiltoni erisaate salvestamine, siis ma ilmselt tunnen piisavalt tugevat survet ikkagi vaadata see lõpuni, et ma saaksin selle vestlusega liituda. Okay. Aga ma ütlen, ma olen ära rikutud selle South Parki autorite poolt tehtud muusikali The Book of Mormoni poolt, et see oli lihtsalt nii lõbus ja häbitu ja tore, et pärast seda on mul nagu hästi raske võtta tõsiselt Hamiltoni, mis on hästi siuke siiras ja ma ei tea, siuke nagu õilis. Aga ühesõnaga, võib-olla jätame selle kõik siis selleks erisaateks, mis kunagi tuleb aastal 2030, kui ma olen Hamiltoni lõpuks ära vaadanud. Aga see kultuuriprogramm et ma olen lihtsalt võtnud ette nüüd järjest erinevaid filme, mida ma olen ammu tahtnud vaadata ja mida nüüd olen hakanud tahtma vaadata ja ma vaatasin ära ka selle viimastel Oscaritel kõige, ma ei tea, pärjatumaks osutunud filmi Nomadland. Kas sa alustuseks üldse vaatasid, mis tulemused tänavustel Oscaritel tulid? Kas vahepeal jagati Oscareid? Vahepeal jagati Oscareid. See oli vist kõigi aegade kõige madalama vaatajate numbritega Oscari tseremoonia. No ma pole neid kunagi väga vaadanud, aga üldiselt jah, ma olen vähemalt teadlik olnud, et neid jagati, aga tundub, et ma seekord ei pannud tähele. Ja, no sa polnud ainus, sest keegi eriti ei vaadanud. Aga ma vaatasin Nomadlandi ära ja ma olen ikkagi kokkuvõttes rahul, et ma selle ette võtsin. Nii et põhimõtteliselt nagu võiksin seda soovitada ka meie kuulajatele ja sulle. Nomadland on hästi meditatiivne ja siuke teatud meeleolu nõudev film. See kindlasti ei ole seda laadi teos, mida saab vaadata samal ajal millegi muuga tegeledes või mida vaadata siis, kui sa oled kuidagi
ma ei tea, mingis kärsitumas olekus, et see on väga sihuke aeglane, väga sihuke masendav film ka, on ju, et sihuke üsna sihuke läbi kurbuse oru sõitmine põhimõtteliselt, et see on sihuke nagu road movie oma žanrilt ja sa vaatajana jälgid, kuidas peategelane lihtsalt kulgeb põhimõtteliselt, kulgeb mööda teed läbi Ameerika. Aga natukene see kõlab kuidagi või mingid osad sellest sinu kirjeldusest meenutavad mulle Lost in Translationit, aga see võib olla kohatu võrdlus. Ei, täiesti teistsugune film. Okay. Täiesti teistsugune. Võib-olla see aspekt on sarnane neil kahel filmil, et mõlema filmi keskmes on naine, kes otsib oma elus tähendust ja mõtet ja eesmärki. Aga kui Lost in Translation on sihuke värviline ja kuidagi pulbitseb ikkagi oma siukses nooruslikus ilus, siis Nomadland leiab aset elu selles teises pooles, kus sa oled juba vanem ja oled juba kaotanud palju inimesi jäädavalt ja põhimõtteliselt valmistud sükkseks oma viimseks teekonnaks, et on siuke, ta ei ole nagu siuke lõbus vaatamine, aga peab ütlema, et parima naispeaosa Oscari koju viinud Frances McDormand tõepoolest on väga hea seal filmis ja tema karisma naelutab ikkagi vaatajat ekraani külge isegi läbi selle masenduse ja siukse igavuse, mida see film pakub ja lõpuks ma ütleks, et see film jõuab ka mingi teatava siukse poeetilise iluni või tähenduseni, mida on hea endaga kaasas kanda pärast seda filmi vaatamist. Et see film ei pruugi sulle õpetada midagi uut elu kohta või näidata midagi, mida varem ei osanud võib-olla näha oma silmadega, aga see väljendab väga kaunilt inimese teekonda elus. Ja ma julgen soovitada küll seda filmi. Ja nüüd ma olengi nagu lihtsalt elanud kuidagi niimoodi viimastel päevadel, et ma olen süvenenult mõelnud selle peale, et filme tuleb vaadata ikkagi järjekindlalt, tuleb teha endale mingisugune kava, ei tohi lasta endal oma isul ära kaduda puhtalt sellepärast, et erinevatel voogedastusplatvormidel on näiliselt lõputu hulk erinevaid filme ja sarju, mis kõik on niikuinii vaatamata ja ei tohi lasta ligi endale seda tunnet, et mis ma üldse siin hakkan nagu suvaliselt noppima mingeid asju, mis võib-olla ei olegi väärt vaatamist või mis iganes, et ma olen püüdnud sellest üle saada ja teadlikumalt võtta ette filme, mida inimesed, kelle arvamus mulle korda läheb, on soovitanud, mida ma ise olen tahtnud ühel või teisel põhjusel juba ammu vaadata ja see on hästi tore viis, kuidas ennast distsiplineerida. Me rääkisime trennist, et siis on tegelikult vähemalt sama suurt sellist nagu süvenemist ja otsustamist nõudev tegevus. Kureerida iseenda sellist kultuurikava. Ja ma arvan, et see on tegelikult selline oskus, mida me kõik kas teadlikult või mitteteadlikult endas paratamatult treenime, sest et mitte kunagi varem ajaloos me ei ole pidanud langetama nii palju erinevaid valikuid selles osas, et kuidas me oma vaba aega veedame või mis sorti kultuuri ja mis platvormilt me tarbime. Ja ma ei ütle, et ma igatsen tagasi sinna aega, kus oli lihtsam teha neid valikuid, kus valikuid oli lihtsam teha lihtsalt sellepärast, et neid ei olnud. Aga samas me ikkagi oleme liikunud ühest äärmusest teise, selles mõttes, et mulle otseselt ei meeldinud see, kui valikuid ei olnud ja mulle tegelikult otseselt ei meeldi ka see, kui valikuid on liiga palju. Aga igal juhul ma eelistan seda, et valikuid on liiga palju, sest et kui ma
sellest segadusest, kui ma ei lase ennast sellest häirida, siis avaneb seal ju tohutu suur selline võimaluste maailm ikkagi, mis on kokkuvõttes hea. See on selles suhtes nagu, see on arusaadavatel põhjustel tekkiv probleem, sellepärast, et kui sa tahad müüa kellegile oma meediateenust, on see siis, ma ei tea, muusika või video või mille iganes see teenus, siis peamine ju selline müügiargument, mida sa kasutad, on see, et sinul on hästi palju asju, mille vahel valida. Et meil on nagu 10 000 sarja rohkem kui meie konkurentidel või meil on 1 000 000 laulu rohkem või mida iganes. Et sa nagu püüad tekitada inimeses tunde, et mida iganes taga vaadata ei taha, et sellel platvormil, mille eest ta nüüd maksab, eks ole, ta saab seda või vähemasti, kui ta seda kindlat asja sealt ei leia, siis midagi head ta leiab sealt kindlasti. Ja see ongi nagu kuidagi hästi loomulik kuidagi mõte ja võrrelda, et kus siis saab rohkem kui mujal. Aga üldiselt nagu kipub nii olema, et kui neid asju on nii palju, mille vahel valida, siis sa enam ei tea, mida võtta ja tegelikult mida sa tahad, on see, et keegi kureeriks sulle, eks ole, sellist nagu väga kvaliteetset sisu ja eelistatult sisu, mis sulle võiks meeldida ja ausalt öeldes siis ka nagu võiks nagu pakkuda sulle asju, mis sinu seda nii-öelda huvide või soovide piire nagu kuidagi laiendab või sind nagu inimesena kasvatab. Et eks seda on näha näiteks olnud Spotify puhul, kes on hakanud lisaks sellele, et mis on sinu lemmiklood igal aastal olnud tegema playlist, et mida sa nagu ei pannud tähele, aga mis võiks sulle meeldida või mingid sellised nagu maitse laiendajad muusikas. Ja ma olen näiteks minu jaoks vein on selline kaup, mida on ääretult raske osta, sest seda on lihtsalt nii palju. Nagu sa lähed poodi ja need on kõik nagu hästi suure laia hinnavariatsiooniga ja tehtud eri maailma kohtades väga erinevatest viinamarjadest, osad on segatud omavahel. Sul ei ole aimu ka, kuidas osta veini, nagu kas see on hea või mitte. Ja seetõttu nagu ma olen nagu näiteks pigem hakanud veini ostma, kui ma seda ostan harvadel kordadel läbi veebiteenuste, mis ongi nagu tehtud mingi väga spetsiifilise nagu kitsa sihtrühmaga, et nad on kuidagi kureeritud mingite inimeste poolt, kes hoolivad veinist, kes viitsivad selle kohta palju rohkem lugeda, uurida kui mina ja siis nagu teevad omapoolsed sellised nii-öelda valikud juba ära, ehk siis minu jaoks nagu see valik on tegelikult väiksem, aga see on selles suhtes nagu oluliselt kitsam. Seda nagu filmide ja sarjade puhul on üldiselt kõige nagu minu kogemusel kõige selline väärtuslikum kureerimine on sõprade poolt, kui sa tead, et sul on nagu sõpru, kellega sa oled koos mingeid asju vaadanud või sa tead, et neil on nagu kas huvitav maitse või nende nagu filmid või sarjad on nagu sulle ka varem meeldinud. Et siis see on nagu kihvt ja seetõttu olekski hästi lahe, kui tegelikult Netflix võimaldaks ka kuidagi sõbraliste tekitada, et sa nagu näeksid, et sa saaksid ise midagi ära vaadata ja sõpradele soovitada, selle asemel, et see oleks nagu kogu see Netflixi valik ees, oleks sul mingi nagu kitsam kureering sealt juba välja valida. Mida ma olen avastanud näiteks, mis on väga huvitav selle Apple TV Plusi puhul, mis on vaieldamatult kõige väiksema valikuga vist üldse nagu voogedastusteenus. Siis sellest hoolimata, et seal on nagu vähe asju oleme sealt päris mitu nagu lahedat asja vaadata leidnud. Lihtsalt juba tänu sellele, et see valik on väiksem ja kui ma selle lahti olen teinud, siis nagu midagi hüppab välja. Me oleme siin ju ka popkulturistides rääkinud, sinul oli see Billie Eilishi dokumentaal, mis sulle sealt väga meeldis. Mina olen seal vaadanud Ted Lassot, hakkasin vaatama, see on nagu hästi kihvt sari, nagu tõesti nagu uutest sarjadest nagu ääretult siiras ja kihvt sari. Mis asi sealt see on? Ma kogu aeg näen selle Ted Lasso sellist vuntsistatud nägu, kus on imelik irve ja siis ma ei saa aru, kas see on komöödia. Ta on komöödia, aga ta on... Mis asi see on? Jah, farss vist päris mitte. Ta on siiras komöödia. Ta on selles suhtes nagu väga huvitavat tüüpi nagu sari, et see huumor põhineb sellele, et keegi saabki olla päriselt nii siiras inimene. Et ta nagu kuidagi tundub sellest, kas sa oled kuulnud sellest nii-öelda kogu sellest kriitikast ja mürast, mis toimus ümber sellise sarja nagu Emily in Paris või? Netflix tegi sarja Emily in Paris, minu meelest, kas seal isegi osad tegijad äkki olid need samad, kes tegid Seksi ja linna või see point oli natukene sama selline, et teha sellise
fashionable American young woman, noh, nagu kolib Pariisi ja hakkab seal nagu sellist Pariisi elu elama. Ja noh, loomulikult väga tüüpilisel siuksel klassikalise Ameerika sarja pointil, siis noh, keerati nagu see pariislase või prantslase stereotüüp nagu 11-ni. Et nad kõik ongi täpselt sellised nii ebameeldivad, nagu sa kujutaksid ette, kui sa vaatad Ameerika filmi ja nad kõik on nagu sellised ülbed ja pahased su peale kogu aeg ja sina oled lihtsalt see tore, hea ameeriklane, kes tahab lihtsalt nagu head kõigile, noh. Aga nad ei saa aru, nad on ju kõik nii ülbed ja pahad, noh. Siuke sari tehti, põhimõtteliselt see ei meeldinud prantslastele üldiselt. üllatuslikul kombel. Et seda on nagu hästi palju kritiseeritud, kui selline noh, nagu üsna kultuurikurt nagu lähenemine Prantsuse või isegi Euroopa kultuurile laiemalt. Et Ted Lasso on nagu teatud mõttes sama, et tuleb selline hästi siiras ja nagu avatud ameeriklane ja kolib nagu Inglismaale, aga selle asemel, et teha seda nagu halvasti, see sari tehti nagu väga hästi. ja on nagu reaalselt väga hästi kirjutatud ja väga heade tegelastega ja ka noh, need, ütleme, et need natukene stereotüüpsemad siis inglased on kirjutatud ääretult sügavalt ja hästi seal sarjas ja samamoodi need ameeriklased ei ole sellised ühedimensionaalsed, sellised nagu noh, nagu siuke tore, äge ameeriklane, kes tuleb justkui näitama eurooplastele, kuidas tegelikult asju peaks tegema, noh, nagu ta on hästi kirjutatud sari. Aga ma rohkem võib-olla hakkagi rääkima, võib-olla sul tekib huvi seda nagu vaadata. Okay. Ja Central Park mulle ka sealt väga meeldis, mis on, noh, ta meeldis. Mul on sellega natuke see teema, et Book of Mormon on juba nii hea absurdne muusikal, et mul ei ole vaja animeeritud muusikali sinna kõrvale võib-olla. Et seal on nagu vaadata küll, aga nagu hästi keeruline, sest kui sa praegu räägid, eks ole, sellest ma tahan öelda Nomadlandist. Siis nagu ma see ei ole isegi kuidagi nagu sattunud mu radarile ja ma hakkan mõtlema, et peale selle, et on mingid uued Marveli filmid kunagi olid ja võib-olla on tulevikus tulemas, et noh, mul ei olegi enam üldse aimu, mis filmimaailmas toimub kuni selleni välja, et ma tõesti ei teadnudki, et Oscarid jagati, kellele neid jagati ja miks. Et kuidagi film on selle või nüüd siis poole teise umbes aastaga nagu nii ära kadunud minu elust vähemalt, et mul ei olegi nagu tegelikult aimu, mida ja miks tehakse. See on sellest suvitav, et ma teatud mõttes nagu pole sellest puudust tundnud, aga noh, nüüd kui sa nagu rääkisid sellest filmist, siis tekkis tõesti nagu täitsa huvi vaadata, et ta tundub hästi huvitav film, vähemasti selle järgi, mis sa rääkisid. Kuigi see masendav pool, ma ei tea, noh, vaatame siis, kui masendav ta on. See on jah, siuke imelik asi, mis praegu filminduses toimub ka minu enda perspektiivist. Et selleks tuleb teha nagu eraldi pingutus, et süveneda filmi maailma, aga samas kas ei ole mitte nii kõikide meediumitega, lihtsalt mõned meediumid kuidagi söödetakse sulle niimoodi ette, et sa peaaegu, et ei peagi ise midagi mõtlema, sa lihtsalt haarad kinni erinevatest asjadest, mida pakutakse ja võib-olla filmid, kuna kinod on ka kinni olnud ja see kõik on muutunud kuidagi väga kaugeks, siis filmid on saanud ikkagi mingit sorti löögi jälle. Aga filmide juurde tagasi minna on alati tõeline rõõm ja see pakub alati suuri avastusi. Okei, mitte alati, aga seal on peidus nii palju võimalusi ja alati, kui ma näen head filmi, siis see jälle tuletab mulle meelde, kui hea on kogeda sellist kompaktset lugu, mis vaatamise ajal võib tunduda täiesti pikk ja selline suurt ajaperioodi hõlmav ja sisuliselt väga mitmekülgne ja keerukas ja nii edasi, aga see ikkagi saab 2 või 2,5 tunniga läbi. Ja hea filmi puhul tõesti ongi siuke tunne, et ma olen nüüd 2 tunniga kogenud midagi, mida mõne sarjaga ma kogeksin võib-olla, ma ei tea, 5 aasta jooksul, aga see, et see on kõik niimoodi kontsentreeritud kujul pandud selliseks ekstraktiks või siirupiks kokku, on omamoodi tohutult nauditav ja pakub sellist kiiret rikastavat elamust.
et sa ei pea pühendama sellele 5 aastat põhimõtteliselt, et sa võid ühe õhtuga kogeda midagi, mis liigutab su sees mingid või puudutab mingit kohta su sees, mille sa oled võib-olla unustanud isegi vahepeal. Et see on väga-väga lahe. Ja selles ootuses ja lootuses ma kuidagi seda oma filmikava nüüd vaikselt kokku panengi ja püüan elada kuidagi niimoodi, et ma ikkagi ühe filmi ikka vaataksin nädalas ära, kui mitte 2. Tundub isegi täitsa palju. No jaa, no just ja eriti võrreldes filmi gurmaanidega, kes vaatavad päevas 2 filmi ära. Mulle meenub jälle see kord, kui kinovärgiga Mandariinist Ralf Sauter käis külas meil siis, kui me veel Raadio 2 tegime oma saadet ja kuidas ta rääkis. Me vist vestlesime temaga kas veebruarikuus või märtsis, igal juhul see oli siuke aasta alguspool veel. Ja siis ta oli selleks hetkeks juba ära vaadanud rohkem filme, kui oli möödunud päevi aasta vahetusest saadik. Ja siis ma mäletan, kui üllatunud me olime sinuga, et nii saab ka. Minu jaoks on isegi 1 film nädalas päris üllatav, lihtsalt sellepärast, et ma isegi üldse elus pole väga harjunud filme vaatama ja ma ei ole nagu väga suur filmi kui meediumi nagu fänn. Mis ei tähenda, et mul ei oleks nagu täiesti suurepäraseid filmikogemusi elus olnud ja ma ei oleks neid väga nautinud, aga mul on kuidagi lihtsam nagu, jällegi ma alati toon selle analoogi, et kõike või selle nagu võrdlus, et kõik ei jõua ja ma olen rohkem muusikafänn, et nagu pigem on tõenäoline, et kui on mingi uus plaat välja tulnud, siis ma olen seda kuulanud nagu plaadina, mitte ühe või 2 singlina sealt pealt. Saint Vincentil tuli uus plaat välja näiteks, ma avastasin selle artisti võib-olla circa 6 aega tagasi, mis on minu jaoks täiesti uskumatud, kuidas ma ei olnud Saint Vincenti Mass Seduction plaati näiteks varem juba nagu korduvalt avastanud, aga näed, ikka avastad midagi. Saint Vincent oli mu playlistis väga prominentne, ma ei tea, kas on õige sõna, aga ühesõnaga talle kuulus oluline koht mu iganädalases playlistis kunagi, kui tal tuli välja see esimene album Marry Me ja see oli aastal 2007, siis kui ma teatrikooli läksin. Nii et ma fännasin teda siis, aga siis pärast selle esimese albumi siukse nagu, kui see vaimustus üle läks, siis ma tegelikult rohkem ei kuulanud, mida ta tegi. Aga ma nägin tema seda uut videot ja see nägi ilus välja. Aga rääkides, lähme siis muusika peale, et mida sa oled viimasel ajal üldse kuulanud, sest et ma olen ka muusika osas teinud selle otsuse, et ma nüüd teadlikult nii-öelda sunnin ennast, see kõlab nagu ebameeldivalt, et sunnin ennast kuulama muusikat, aga see ei ole ebameeldiv, ma lihtsalt teadlikult üritan tekitada oma nädalatesse aega, kus muusika ei ole lihtsalt taustaks, kus muusikat ei vali mulle välja mingisugune algoritm kuskil pilves, vaid kus ma ise võtan ette mingi artisti või tema albumi ja kuulan seda päriselt. Et mis sul on viimasel ajal olnud playlistis? Tegelikult on ilgelt äge muusika aasta olnud juba, nagu ma ütleks, et see aasta on nagu väga mitu väga lahedat albumit välja tulnud, mis nagu albumitena tõesti on täiesti nagu geniaalsed ja kuulamisväärsed. Mulle väga on meeldinud Lana Del Rey Chemtrails Over the Country Club, mis on juba nagu plaadi pealkiri väärib nagu eraldi auhinda, et nagu kui sa suudad mingi nii võt see on nagu see, kuidas ma Saint Vincenti avastasin, et ta reklaamib oma seda masterclassi YouTube'is ja need masterclassi reklaamid on nii ägedaks läinud, et ma lihtsalt nagu jõuga hoian ennast tagasi oma rahakoti tühjendamast selle teenuse pärast, see on kohutavalt kallis. Aga selles reklaamis ta räägib sellest, kuidas su esimene lause sinu laulusõnades peab olema midagi, mis nagu kohe tekitab inimestes sellised, mida? Et see peab nagu püüdma inimese kinni. Minu arust Chemtrails Over the Country Club on täpselt selline albumi pealkiri, et sa juba ainuüksi sellepärast, et aru saada, mis plaat see on, ostad selle vaata või nagu ta hakkad juba kuulama, sellepärast, et sa ei saa aru, mis nagu pealkiri see on.
Ja seda ma kuulasin siin nagu päris tihedalt vahepeal. See on hästi, hästi ilus ja hästi huvitav plaat. Weezeril tuli välja uus plaat ja nagu ma ei tea, Weezer on nii veider bänd. nagu Weezer on igas mõttes nii veider bänd. Sellel aastal on välja 2 plaati, millest üks on nagu kohutavalt siuke nagu, mitte kohutavalt, Weezeri mõistes siuke kompleksne ja dünaamiline plaat, nagu OK Human, mis mulle väga meeldis. Ja siis nüüd nad andsid välja siukse plaadi nagu Van Weezer, mis on põhimõtteliselt nende nagu siis siuke homage, on vist eesti keeles ka selline sõna olemas, nende austusavaldus siis sellisele 80ndate metallile ja spetsiifiliselt siis nagu plaadi pealkirjaga ütleb Van Halenile. Ja sellel plaadil on mitu väga head lugu, see ei ole nüüd siuke plaat, millel on nagu kõik lood täiesti nagu geniaalsed, aga plaadina ikkagi ma olen seda nüüd läbi kuulanud järjest nagu korduvalt. Ta on hästi lühike ka, ta on nüüd 0,5 tundi. Nii et ma olen teda jõudnud hästi mitu korda läbi kuulata ja siis muidugi see, nagu ma ütlesin juba, St. Vincenti uus plaat Down, mitte Down, vaid Daddy's Home. Mille nimi mul esialgu natuke tekitas. Üldse nagu kogu see daddy teema on minu jaoks nagu hästi veider. Äkki me jõuame üks päev rääkida sellest, et miks inimesed näiteks arvavad nii filmides kui ka spetsiifiliselt pornos, et nagu see daddy troop on nagu äge. Ma ei ole sest nagu kunagi aru saanud, aga kui ma lugesin, miks selle plaadi nimi on Daddy's Home, siis ma sain nagu väga hästi aru ja see kõik on nagu ikkagi mõistlik ja hea ja tore. Aga lihtsalt see nagu tekitas sellist esimest nagu vastumeelsust natukene. Ma arvan, et ma natuke saan aru sellest daddy teemast, sest et mul on endal väga palju daddy issue'sid olnud läbi elu ja ma kuidagi viimasel ajal, olles ise isa, nagu olen aru saanud, et selles on mingi teatav võlu, mis kaasneb selle enesekindlusega ja rahuga, mis on sageli olemas isadel. Olles ise isana nagu inimesena tegelikult muutunud ja kasvanud ja arenenud. Aga see võib olla täitsa eraldi teema, jah, aga need on nagu võib-olla põhilised asjad, mis ma siin see aasta nagu või võib-olla siis nagu viimastel kuudel avastanud olen, sest mingi hetk mul oli periood, kus ma kuulasin legendaarsete kaanepiltidega plaate lihtsalt. Lihtsalt nagu, et nagu kõige ägedamad kaanepildid läbi ajaloo, näiteks nagu Velvet Underground ja Nico on ju ja sellega kuulsa Andy Warholi banaaniga ja siis sealt ma nagu langesin Joy Division. Sul on praegu kusjuures spetsiifiliselt Unknown Pleasures'i T-särk seljas, mis on ilmselt üks kõige legendaarsemaid kaanepilte. Ja sealt ma langesin sellesse Joy Divisioni auku, kuni ma üks hetk avastasin, et pidev Joy Divisioni kuulamine mõjub halvasti mu vaimsele tervisele ja lõpetasin ära. Ma täpsustan, et mul on Unknown Pleasures'i must T-särk, aga see kiri, kus muidu on Unknown Pleasures, on mul siin mulle tundmatute Aasia tähtedega kirjutatud, nii et ma tegelikult ei tea, kas siia on kirjutatud mõnes aasia keeles Unknown Pleasures või on tegu siukse naljasärgiga, mida müüakse eurooplastele ja ameeriklastele, kus kiri ütleb, et ma ei tea, et ma olen munn. Ja siis ma käin ringi ja arvan, et see tekst ütleb midagi ägedat. Ja kuidas ma sain selle unustada? Coldplay'l tuli uus singel välja. Jaa. See tundub eemale tõukav nii palju, kui ma Instagramist mingeid klippe nägin, aga ma olen Coldplay fänn ja ma selles mõttes nagu Coldplay on näinud seda teed, et nad tahavad ka sellest synthwave'i nagu 80-ndate synthwave'i nagu pirukas tüki võtta, nii et nii et no siis sul on korralikult olnud ikkagi erinevaid bände ja albumeid niimoodi playlistis. Ma arvan, et ma olen taas nagu kuidagi korda saanud ennast, sellepärast, et kui me siin mõned aastad tagasi rääkisime, et kuidagi halb muusika-aasta on olnud, ma ei mäleta, kas oli 2019 äkki või 2000, äkki oli 2019 või 2018. Võis olla 19, jah.
et mul on, ikka jälle ma olin juba siis sellel meelel ja olen ka täna, et see oli lihtsalt minu enda viga, et ma ei suutnud nagu leida neid asju. Aga mul on tegelikult ebamugav alati meenutada seda saadet ka. Ei, see pole viga midagi. Arvestades, et tõesti viga oli kogu aeg meis, aga lihtsalt nagu see, point oligi ju see, et vahel sa lihtsalt ise ei ole valmis nagu vastu võtma kõike, mida pakutakse, kuigi see, mida pakutakse, võib olla väga eriline ja hea. Et see on ikkagi valiidne jututeema. Ma katkestasin sind. Ei, et lihtsalt nagu kui siis nagu ma ei suutnud nagu väga avastada mingeid ägedaid asju, siis praegu mulle tundub, et on hästi palju ägedaid asju jälle ja ma suudan neid ka avastada ja suudan teadvustada endale, et isegi see Coldplay singel oli nagu täitsa hea, sest mulle väga meeldib see 80ndate synthwave'i porno, mida kõik teevad praegu. Kas nüüd on minu kord rääkida? Jaa, vabandust, mida sina kuulanud oled, Jim? Aitäh küsimast, Ivo. Ma tahaksin promoda The Strokesi viimast albumit tegelikult. Mul ei ole olnud võimalust sellest rääkida popkulturistides, sellepärast, et osalt sellepärast, et me pole teinud eriti saateid, sest et ma olin töösse mattunud ja ei jõudnud kõike teha igal nädalal. Aga ikkagi, et sattusin nägema ka väikseid lõigukesi Grammy'de auhinnatseremooniast, mis toimus ka muide. Nüüd juba mitu kuud tagasi, aga ikkagi, et see toimus, Ivo. Okay. Et sa teaks, Grammy'sid ka jagati vahepeal. Ma nägin ERR-is, et Brit Awards oli, see on ainuke asi, mida ma tean, aga ma ei vaadanud sinna sisse, et kes see mida sai. No igal juhul Strokes sai parima rock-albumi Grammy ja siis see tundus mulle asi, mida tahaks kohe lähemalt uurida, sest et The Strokes oli kunagi minu jaoks olemas nagu. Ma ei ole kunagi olnud Strokesi suur fänn, aga nad on kindlasti üks isikupärasemaid rock-bände üldse, mis on viimase 20 aasta jooksul tegutsenud ja eriti nullindatel olid nemad ju ikkagi siukse, kui tuli lihtsalt järjest nagu Vändrast neid, kuidas saelaudu Vändrast tuli neid erinevaid rock-bände, kelle pealkirjad algasid artikliga The. Et siis The Strokes ja The White Stripes võib-olla olidki kõige erilisemad. See oli see post-punki revival mingi värk. Nojah, kõik siis ka garaaži rock, mis iganes, seal oli palju erinevaid mõisteid ja žanri määratlusi, mida kasutati. Aga jah, et The Strokes oli kindlasti väga meeldejääv ja suutis olla eristuv isegi ja oma meloodiatega ja Julian Casablancas, tema kuidagi siuke tämber ja laulmisstiil olid ka kuidagi siuksed, nad suutsid eristuda, neil oli mingisugune oma huvitav iseloom ja siis ma lihtsalt teadsingi neid erinevaid siukseid kuulsaid laule, millega nad olid erinevates muusikakanalites pildis ja ma räägin siis nagu sellistest MTV ja Viva tüüpi muusikakanalitest, mida inimesed kunagi vaatasid, kui YouTube'i polnud veel olemas. Aga siis nad kuidagi kadusid nagu ära mu jaoks. Ja nüüd siis nende see viimane album isegi mitte ei toonud neid minu juurde tagasi, vaid nad mõnes mõttes nagu alles nüüd jõudsidki minu juurde selle viimase albumiga, sest et see on esimene Strokesi album, mida ma olen niimoodi tõsisemalt ja süvenenumalt kuulanud. Selle albumi pealkiri on The New Abnormal ja mis selle albumi teeb eriliseks, on selle albumi kõla ja see, mismoodi see album on kokku pandud. Ja see võib-olla kõlab kuidagi arusaamatult, kui ma seda niimoodi kirjeldan, aga põhimõtteliselt võib ilmselt selle albumi, selle eest, kuidas see album kõlaliselt on välja kukkunud, tuleb tänada paljuski albumi produtsenti Rick Rubinit, kes on igatpidi legendaarne inimene niikuinii kaasaegses popmuusikas, aga
ma juhtusin nägema mingit Rick Rubini tsitaati, kus ta on kunagi kuskil öelnud, et I don't produce, I reduce. Ja sellest on päris lihtne aru saada, kuulates Strokesi albumit The New Abnormal. Sest et see album, mis teeb selle albumi kuidagi värskeks ja muudab selle eriliseks, et võiks ju arvata, et Strokes on juba kõik nagu ära teinud justkui, et neil on väga sellised äratuntavad meloodiad alati ja põhimõtteliselt see on üks neid bände, mille puhul on alati lihtne aru saada, et tegu on just nimelt nendega, mitte mingisuguse muu bändiga, on ju, et mõnes mõttes on ju, et mis sa ikka siin nagu uuendad ja leiutad, et ega kokkuvõttes üle oma varju ei hüppa ja iga bänd jääb tegema ühte ja sama albumit üha uuesti ja uuesti mõnes mõttes, on ju. Aga Strokes koos Rick Rubiniga, ma ei tea, on leidnud mingisuguse värskuse ja see värskus tuleneb sellest, et seda albumit kuulates kuuled sa ühtlasi seda, kuidas seda albumit tehakse. Okei, mis see tähendab? See kõlab ju päris lahedalt, on ju? Et ehk siis kuidagi on see bänd koostöös produtsendiga jõudnud mingisuguse loomingulise otsuseni mingil hetkel ilmselt selle albumi kirjutamise protsessis, kus need momendid, mis alati albumi tegemisel ära koristatakse, kõik siuksed, ma ei tea, momendid, kus inimesed arutavad midagi, momendid, kus, ma ei tea, lepitakse kokku, et millal keegi trummidega sisse tuleb või mis iganes, et need kohad on sisse jäetud. Ja need kõlavad isegi nii loomulikult, et jääbki mulje, no see võib olla ka selline nii-öelda nagu trikk, on ju, et see on sihilikult niimoodi sisse pandud, et see kõlab juhuslikult, aga tegelikult kõlab nii hästi just nimelt sellepärast, et see on väga hästi läbi mõeldud. Aga mis iganes, ma ei tahagi teada, et kuidas nad seda täpselt tegid, aga seal on, kogu see album mõjub sellise ühe tervikuna, kus kuulajana sul ongi justkui võimalus olla bändiga koos stuudios samal ajal, kui nad seda albumit teevad, ja kohati jääb mulje, nagu neil käigu pealt tekiksid mingid mõtted, mida nad siis kohe nagu lasevad käiku neid lugusid ette mängides. Et näiteks selle albumi lõpulugu, mis peaaegu tõi mulle pisara silma, kui ma selle sõnu ükskord ka lugesin ja kuidagi olin sellises vastavas meeleolus ja sain aru, et ma olen ka selles samas punktis, kus juba, mis iganes, ma detailidesse isegi ei lasku, kuulake ise, aga et see on nagu tore koht, kus solist võtab oma selle lauluviisi üles ja see lugu nagu tõmbab ennast vaikselt käima ja siis tulebki seal sisse see moment, kus võiks nagu midagi veel juurde tulla ja siis ta ütleb niimoodi, katkestab laulmise ja siis ütleb sinna, ta ei katkesta, aga põhimõtteliselt nagu sa saad aru, et järsku ta lihtsalt räägib niisama nagu ja ütleb niimoodi pool meloodiliselt või pool lauldes ütleb trummarile, et nii drums please Fab, nagu see trummar Fabio või mis on ta nimi, kutsutakse Fabrizio Moretti, et ütleb nagu, et mängi trumme Fab ja siis tulevad trummid sisse ja see kõik on kuidagi tundub nii spontaanne ja kuidagi elus ühtäkki. Nii et ma ei tea, maailmas, kus muusika on üle produtseeritud ja kus kõik kõlab võib-olla natuke liiga täiuslikult, on selline elus ja nii-öelda vigadega album hästi-hästi tervitatav nähtus ja nad on kuidagi väga kaunilt selle kõik ära teinud. Nii et jah, nagu vaata nagu kimchi on siuke elus salat. Nii, see on nagu elus album. Et siis on siuke nagu elus album. See on muusikaline kimchi. See on muusikaline kimchi, nii et ma soovitan The New Abnormalit küll nii Strokesi vanadele kui ka uutele fännidele. Lisaks olen kuulanud sellise briti räppari või kuidas öelda, ma ei tea, elektroonilise muusika tegija Illamani EP-d Ugly Days, mida ma julgen väga-väga soovitada. Illaman ei ole väga tuntud artist, aga ma siin oma töö tõttu põhimõtteliselt komistasin ta otsa, sest et ta
on ühe näitleja, kellega ma töötasin koos, ühe näitleja selline, ma ei tea, hea tuttav vist. Ja Illemani EP on väga-väga lahe tagasiminek sellisesse nagu garaaži ja trummi ja bassi maailma, kus siis need beatid on kokku pandud sellise väga hea MC flow'ga. Ja Ugly Days on siuke hea, siuke väike, kompaktne amps, sellist uut briti garaaž, kaldkriips, trummipassi, siukest hip-hopi või ma ei tea, kuidas seda isegi nimetada, aga väga mõnus EP põhimõtteliselt sellistest nagu oma isiklike teemonitega võitlemisest ja ma ei tea, vaimsest tervisest, et selle koha pealt võib-olla isegi natukene meenutab seda, mida sa oled rääkinud oma lemmikräppari kohta, Open Mike Eagle'i kohta, et kuidas need teemad käivad tema loomingust ka sageli läbi ja eriti käisid läbi siis viimasel albumil Anime and, mis see pealkiri oligi? Anime ja teksapüksid. Oota, issand, tõesti, Anime, Trauma and Divorce vist oli või? Just, midagi sükest. Jah, Anime, Trauma and Divorce, vaatasin järgi. Okei, no võt. Nii et Illemani Ugly Days EP, kuulake seda kindlasti ja viimane muusikasoovitus minu poolt on François and the Atlas Mountains nimeline kollektiiv Prantsusmaalt, ma eeldan, võib-olla mõnest muust prantsuse keelt kõnelevast riigist, aga neil on album Banane Bleu, nagu banaan sinine, toores otsetõlkes, Banane Bleu. Ja seda albumit soovitas meie erikorrespondent Helene Vetik, kelle kodus on väga palju vinüüle, eeskätt sellepärast, et Helene abikaasa või kooselajas. Elukaaslane. Ei, neil on see, nad sõlmisid ju kooselu. Kooselus. Nii et koos olend. Madis Nestor on ju muusikaguru, vinüülplaatide maaletooja, Beat Me eestvedaja ja uus Beat saate juht, et ühesõnaga seal majapidamises on alati väga head uut muusikat ja uut ja vana muusikat ja kuidagi Helene tõstis väga soojalt soovitades esile siis seda François and the Atlas Mountainsi albumit Banane Bleu, mis on hästi mõnus, süke pehme, süke kevadsuvine, ma ei tea, indie rock võib-olla, millel on hästi palju ka sükseid nagu pehmema elektroonika mõjutusi, natukene tekib süke helgema ja rõõmsama airy kuulamise tunne aeg-ajalt ja ühesõnaga, kui tahta kuulata midagi sellist helget, pehmet ja tuju tõstvat, mis mõjub nagu juhuslikult tuuleiiliga aknast sisse hiiliv sireli lõhn, et siis väga soovitan Banane Bleud kollektiivilt François and the Atlas Mountains. Need on olnud minu sellised 3 suuremat naudinguallikat muusika vallas viimasel paaril kuul võib-olla. Banaanidega meenus mulle see, et tegelikult üks artist, mida ma olen ka viimasel ajal väga palju kuulanud on ja tõesti julgen soovitada kõigile, on Little Big. See seos on sellega, et nendel on üks väga lahe lugu nimega mis ta oli? Go Bananas vist oli loo nimi. Nende loo nimed on vahel nagu see sõnad ja loo pealkiri. Anyway, kuulake Little Big ja Little Big on väga huvitav. Little Bigi, see on mingi konkreetne album neil siis või? Tead, ausalt öeldes ma pole neilt ühtegi albumit kunagi väga kuulanud. Neid on kõige parem võtta ette YouTube'is lihtsalt järjest nende singleid. Nende muusikavideod on absoluutselt parim absurdi huumori muusikavideo versioonis üldse. Okei. Ma märgin üles, et me paneksime saate märkmetesse ka. Mõistlik, muidu läheb kõik see meelest. Yeah.
aga vist ongi saade. no vot, vist ongi saade jaa, et mul jääb üle veel vaid siin jõuda otsusele, kas ma peaksin oma säästud viskama jälle mõne plaadipoe poole, kus müüakse ka vinüülimängijaid, et endale siia Inglismaa kodusse ikkagi ka vinüülimängija püsti panna. Siiani ma olen suutnud kiusatusele vastu panna ja seda on olnud lihtne teha, sest et see on ka väga kallis väljaminek hankida endale sihuke hea kõlar ja võimendus. See on eraldi saade. See on nagu täiesti eraldi saade, sellepärast, et üldiselt nagu uusi vinüülplaadimängijaid osta on sihuke keeruline valik ja vanasid vinüülplaadimängijaid osta on veel keerulisem valik ja siis pead nagu võimu ja anyway, see on ma ei... Ja võib-olla me saame sellest kõigest rääkida siis, kui Madis Nestor meile lõpuks saatesse külla tuleb, kui me suudame võtta ennast kokku ja päriselt korraldada see asi ära ja ühesõnaga võtame selle kavva. Võtame kavva, aga ühesõnaga nina, kondoomid ninna ja lähme eluga edasi.